selles idees on tegelikult süüdi minu klassi lapsed, süüdi. Selles mõttes, et eelmine aasta nemad poisid tahtsid teha sõdurite klassiõhtut. Ja mina siis mõtlesin, et no mida nüüd veel, eks ju, et sõdurite klassiõhtu, et kas me hakkame nüüd siis koolis ka juba sõdima. Aga siis mul tuli mõte, et igast asjast saab ju midagi õppida. Ja ma otsisin välja ühe tuttava kaitseväelase kontaktid ja palusin, et ta tuleks mulle sinna klassiõhtule rääkima, et mis üldse on sõduri elu ja mida üks sõdur peab teadma ja mis see sõda üldse on. Ja siis meil toimuski see klassiõhtu ja vastav rektor käis meil rääkimas sõduri elust, näitas varustust ja siis tema pakkus välja, et Afganistanis on see missioon, et kas meie klass on nõus tegema neid pakke. Ja no lapsed muidugi haarasid sellest ideest kohe kinni, innukalt, ja siis me hakkasimegi pakke valmistama. Ja see oli eelmisel aastal, et nüüd on siis meil teist korda. Muidugi need lapsed lähevad nüüd minu alt ära, kasvavad suuremaks, lähevad juba põhikooli, aga ma loodan küll, et meil jääb see traditsiooniks, et nüüd see aasta meil oli ju peale minu klassi oli veel 2 klassi kaasatud, et siis altpoolt kasvavad peale juba need lapsed, kes ka teevad pakke siis. Tugikeskus, kes parasjagu seda üritust meil siis organiseerinud on koos kooliga. Tugikeskus siis erialaselt allub nüüd personali osakonna tugiteenistuste jaoskonnale, ehk siis meie alluvuses on Kaitseväe sotsiaalteenistus, siis Kaitseväe kaplaniteenistus, Kaitseväe psühholoogiateenistus ja sporditeenistus ja need esimesed 3, mida ma nimetasid, on siis seotud tegelikult otseselt veteranipoliitikaga ja veteranipoliitika elluviimisega ja samuti siis missioonidel olevate kaitseväelaste siis igasuguste tegevuste tagamisega parasjagu, olgu selleks siis pakkide saatmine, nende ettevalmistamine missiooniks ja nii edasi.